Uus nädalavahetus, seega tähendab, et see on uus video. Tere, minu nimi on Kirill ja tere tulemast uude videosse. Ja seni, kuni mina nädala sees siin ei käinud, Vitalik alustas juba suurelt. On olemas selline imeline asi nagu laager rooli sambas. Asub ta siin kohas ja kui me vaatasime YouTube'ist ja üleüldse, et kuidas seda vahetada, siis igal pool oli öeldud 5–10 minutit ja vahetatud. Ei. 5–10 minutit ja vahetatud on sel juhul, kui siin on mingisugune tükk veel. Meil seda tükki ei olnud, see peaks olema rooli lukk vist äkki ja vähemalt nüüd 36, millel ei loksurool mitte kuidagi pidi. Väga positiivne. Seega nüüd on aeg mootori jaoks. Vitalik pahteldas kõik asjad ära, mis vaja oli ja nüüd kohvipaus ja siis ta läheb, viib selle oma tööruumi ja siis seal hakkavad nad värvima. Krunt peale, värv, lakk. Värv on hästi äge, väga äge, kuigi Vitalik tahtis halli. Noh, siukest. Peaaegu siukest, tegelikult tahtis Nardo Grade, aga mina veendsin teda ümber. Ei, auto peab olema särav ja siuke erkvärviline, ta peab olema suvine. Drift on suve ala, seega peab olema ilus, silm nähtav ja siuke suviseid värve. Varsti näete, ma arvan, et video lõpus äkki. Ja veel video lõpust näete võib-olla esimest käivitust sellel autol. Paar videot tagasi rääkisin, et justkui tundub, et mootor hakkab ära vajuma, kas on kannud või on midagi muud. Ja tuvastasime, et vist on tegu siiski käppadega. On vaja uusi käppasid. Praegu panime seibid, tõstsime mootori ühte nurka natukene rohkem. Nüüd on äkki ruumi. Mootor tundub justkui vahel olevat, käigukast on ka pool võitu tehtud. Vitaliku auto ära kaetud, homme siis krunt, värv ja nii edasi. Me teeme nüüd lõuna õhtusöögi, sest kell on meil
umbes täpselt 9:30. Seega täna arvatavasti ei tee rohkem mitte midagi ja näeme juba homme pühapäeval ja siis on jäänud põhimõtteliselt mõned päevad, reede Düno, laupäev Avalaks. Nii, meil on kätte jõudnud järgmine päev. Vitalik ette valmistab teist ruumi, et ajada see sisse. Mina tulin täna natukene hiljem ja aku on laadimas, aku on meil seal, laed on siin, undab. Mootorkast eile saime autole alla pandud, seega täna on kardaan ja kõik muu asju on veel hunnikus. Seal on asju, seal on asju, üleval on asju ja me jätkame. Tahaksin teiega teha ka ühe kokkuleppe. Teeme niimoodi, et järgmiseks videoks, kui järgmine video välja tuleb, järgmine video on siis juba esimene sõit, on olemas 5000 jälgijat. Meil on vaja alla 200 või 200 midagi jälgijat. Seega, kui sa veel ei ole subscribe nuppu vajutanud, siis palun tee seda kohe. Aitäh! Samal ajal, kui meil on siin juba peaaegu kõik valmis, siis Vitaliku autol on esimene kiht värvi peal. Ma veel mõtlen, kas ma näitan teile seda selles videos või te tulete Avalaksule koha peale ja näete. Ma lähen niikuinii filmin seda praegu, aga eks pärast selgub, kas ta on mustvalge või mitte. Ühesõnaga, kui on mustvalge, siis paku, mis värvi tuleb Vitaliku auto. Nii, väike lõuna on meil tehtud ja järgmine etapp on siis panna pihustit, rooli kütuselatt ja lihtsalt hakata paagist välja pumpama vana etanool ja läbi voolikute kuhugi tünni, et see pumbad käiksid läbi, valada bensu juurde, et need õlitaksid nii-öelda pumbad ära ja tundub, et on nii. Äkki saab täna teha ühe tutututututu ka, ei tea veel, vaatame.
Ma juba ei mäleta, mis nuppe vajutadagi tuleb, aga tuletame meelde. Alustame hetkel proovi ilma süüdeta. Kütuselatt on kohe-kohe küljes ja nagu öeldakse, safety first, tule kustuti kindlasti olemas. Ja igaks juhuks siia taha ka üks tule kustuti. Siit tagant poolt peaks kõik hästi olema. See arvatavasti ma panen kaamera umbes täpselt siia. Ja proovime teha esimese käivituse. Esimene käivitus oli väga edukas. Ma ju lubasin, et siin video lõpus tuleb esimene käivitus. Aga ma arvan, et see ei ole veel video lõpp, sest ma pean korra siia veel tulema ja võib-olla korra meeter edasi sõitma, korra meeter tagasi. Samal ajal, kui mina olin päevasel ajal tööl, tegeles isa driftikaga ja nüüd ta näeb veel rohkem racing välja ka poti alt, sest see toru tuleb nüüd siia ette. Esiteks, siit ta saab paremini õhku ja teiseks, et võtta rohkem õhku väljast, mis jõuaks turbosse oma mingi vooluga ja et äkki see on ka jahedam, võib-olla, ei tea, katsetame, proovime. Ja SAS vihurist tegi Wastegate'ile väljalasketoru, et ma proovisin seda filmida, võib-olla ei olnud nii hästi näha, aga kuskilt hiljem või varem näete veel seda.